Tere päevast, head paidelased ja head järvakad. Ma tahaksin kõigepealt Konstantin Pätsi muuseumi nimel teid kõiki õnnitleda Eesti Vabariigi 96. sünnipäeva puhul, sest siin linnas ja siin maakonnas kuulutati see riik välja ju 96 aastat tagasi just täna. Aga meil on põhjust täna ka üht teist tähtpäeva pühitseda, nimelt Eesti riigi rajaja Konstantin Pätsi 140. sünnipäeva või sünniaastapäeva, mis oli üleeile. Tänapäeval me räägime väga palju sellest, et kõik elu koondub suurtesse keskustesse, et inimesed kolivad ära aina suurematesse linnadesse, et elu on väga palju Tallinna poole kaldu. Nüüd on leidunud juba üks endine Tallinna linnapea, kes arvab koguni, et siin kandis on ainukene arvestatav linn, mis üldse linna nime veel väärib, on Helsingi. Tallinn on selle kõrval nii-öelda Helsingi eeslinn. Ja kui elu niimoodi läheb, siis muidugi muutub maailm tundmatuseni, kui see tõesti peaks niimoodi minema. Aga mitte keegi meist ei tea, missugusi keerulisi pöördeid võib ajalugu ja maailma areng tulevikus teha, sest läbi tuleviku udumüüri ei suuda mitte keegi näha ega vaadata. Aga vanasti 19. sajandil olid asjad teisiti, vanasti oli asustus palju ühtlasem ja põhjus oli väga lihtne, sest maa oli see, mis inimest toitis ja side maaga oli vahetu ja selle tõttu pidi olema iga inimese ümbruses mingisugune mõistlik kogus maad. Mitte nii, et ühes kohas on hirmus palju inimesi ja ühe inimese kohta on hirmus vähe maad ja siis teises kohas on hirmus vähe inimesi ja iga üksiku inimese kohta on hirmus palju maad. Selline asi vanasti ei toiminud. Ja selle tõttu on ka loogiline, et kogu aineline ja vaimne ressurss oli jaotunud ühtlasemalt üle terve maa ja nõnda sündisid ka väljapaistvad isikud ja kasvasid ja tegutsesid ühtlasemalt üle terve maa. Ja see on ka põhjus, miks väga paljud Eesti riigi rajajad on pärit väga erinevatest kihelkondadest, väga erinevatest maakondadest. Ja kui siis lõpuks saabus see ajaloo võimaluste aken, mille meie tookordsed juhid väga kiiresti ja otsustavalt ära kasutasid ja riigi välja kuulutasid, siis sellele, nagu me kõik teame, eelnes see lühikene autonoomia aeg Vene Vabariigi koosseisus ja see autonoomia aeg oli siis selline lühike periood, mille jooksul me saime harjutada riigi loomist. Tuli valida maapäev ehk ajutine maanõukogu ja kogu see valimise protseduur ei olnud muidugi nii lihvitud, nagu hiljem oli parlamendi valimiste protseduur, aga siiski toimusid sellised esimesed vabad ülemaalised valimised, kus Eesti valis esimest korda oma poliitilised juhid. Ja huvitaval kombel juhtus niimoodi, et Konstantin Päts, kes üleeile oleks saanud 140-aastaseks, et tema poliitiline teekond algas just siit maakonnast, mida me nimetame tänapäeval Eesti südameks, sest Järvamaa on Eesti südames. Enn Sokk räägib varsti sellest kõigest lähemalt, aga mina tahan ainult seda rõhutada, et selles mõttes on see Järvamaale väga suur au, sest Konstantin Päts on kahtlemata Eestile seesama, mis ameeriklastele on George Washington. Siin ei ole mitte mingisugust kahtlust, see võrdlus on täiesti asjakohane ja tänase konverentsi jooksul oleks meil kindlasti põhjust arutleda nende ettekannete kõrval ja järel ka selle üle, kas Konstantin Pätsi tähendus Eesti ajas ja Eesti aegruumis ja Eesti ajaloos on piisavalt teadvustatud, kas kõik Eesti põlvkonnad, kas Eesti noored, Eesti vanad tajuvad kõik ühtemoodi ja piisavalt
kes oli Eestile Konstantin Päts. Näiteks Ameerikas ei ole üldse küsimust, kõik teavad, kes on George Washington. Nii Ameerika noored kui Ameerika vanad. Ja võib-olla meil seisab veel suur töö ees sellel põllul, et oma mälu tugevdada, et oma teadvust avardada. Aga ma tahaksingi nende tervitussõnadega ja nende tähendussõnadega Konstantin Pätsi aadressil sisse juhatada meie tänase konverentsi, mille pealkiri ongi Konstantin Päts ja Järvamaa. Ja ma tahaksin erilisi tänusõnu ütelda Henn Soku aadressil, sest Henn Sokk kahtlemata on see, nagu vanad roomlased ütlesid, spiritus motor, see jõud, see jõuvedru, kes kogu selle asja on käima pannud ja on äärmiselt tänuväärne, et ta on kirjutanud ka sellise väikse raamatu Konstantin Päts ja Järvamaa, kus on siis täpsemalt kirja pandud see, mida mina praegu ainult mõne lausega nimetasin. Ja ma tahaksingi praegu siis sõnajärje edasi ulatada esimesele ettekandjale tänasel konverentsil, kelleks ongi Henn Sokk ja korraldajatena oleme kokku leppinud, et ettekannete pikkus võiks olla 20, maksimaalselt 30 minutit, et siis meil jääb ka aega natuke küsimusteks ja vastusteks. Ja nende sissejuhatavate sõnadega ma palungi siis Henn Sokku siia ette, et esitada oma ettekanne pealkirjaga Konstantin Pätsi teekond läbi Järvamaa. Palun. Kui me kõigi inimeste elulood kokku paneme, siis ongi ajalugu. No jätame selle definitsiooni lahtimõtestamise ajaloolaste ja filosoofide jaoks ja läheme edasi. Ja vaatamegi täna seda aega, milles Päts elas ja tema kulgemist sellest ajas ja ka põikeid Järvamaale. No kõigepealt alustuseks Konstantin Päts sündis 23. veebruaril see on nüüd uue kalendri järgi, 1874. aastal Tahkuranna vallas. Üsna noorelt õppis vanemate juures või käest ära lugemise ja kui ta oli üsna väike poiss, ükskord tuli sinna Apostli-õigeusu kiriku üks tegelane ja vanemad ütlevad, et näed, poiss juba loeb. Ja selle peale siis see ütles, et nii väike juba loeb ja toodi ruttu raamat ja poiss lugema. Poiss luges hoolega sealt paar tükki ette ja see preester võttis siis taskust hõberaha ja andis poisile hõberaha. Nii et nii ruttu hakkas juba tema kirjamehe tee, sest ta oli ju ka pärast ajakirjanik kauaga. Noored läks kooli ja kui oli kohalik kool läbi, nad vahepeal kolisid Pärnusse, Nikolai kool ja siis oli kuhugi edasi vaja minna, suur pere, 6 last, 5 poega, tütar, üks suri küll ära, noored. Ja siis oli kuhu edasi minna. Sellise kehvapoolse majandusliku olukorraga eestlasel oli 2 valikut, kas minna õpetajate seminari või minna vaimuliku seminari, sest seal oli heal õpilasel võimalik saada riigi ülalpidamist. Päts läks vanema venna eeskujul Riia vaimuliku seminari, aga kuivõrd tal see vaimuliku elu ja elukutse ei huvitanud teda, siis läks ruttu, hakkas seal juba kõrvalt õppima, et valmistuda gümnaasiumi lõpueksamiteks ja viimasel aastal tuligi ära, lõpetas Pärnu gümnaasiumi ja 1894 oli juba Tartu ülikooli tudeng ja 4 aastat ülikoolis tõsist tööd ja lõpetas Rooma õiguse spetsialistina kandidaadikraadiga. Läks siis pärast toda kohe sõjaväkke, et kiiresti aeg ära teenida. Ja kui 1900 aastal tagasi tuli, läks ta Tallinnasse vandeadvokaat Poska abiks ja natukene aega hiljem juba Järvamaa mehe
Järvamaa juurtega mehe Eduard Pilde toetusel ja initsiatiivil, kuidas see nüüd oli, hakkas siis välja andma ajalehte Tallinna Teataja. Ja selle saamisel oli, vaat siin tuli nüüd kasuks Pätsil, et ta oli vene usku ja ta oli vaimulikus seminaris käinud. Vaat see oli nüüd nagu riigitruuduse tunnus. Aga ta hakkas seal ka tegelema kõrvaliste asjadega nii-öelda, hakkas Tallinna organiseerima seltskonda, praegus mõistes siis nagu ühiskonna tegelasi ja nii nad võtsidki siis eestlased üle sakslastelt Tallinna linnavalitsuse. Ja ta sai juba ka 1905. aastaks juba Tallinna abilinnapea. Aga revolutsiooniline aeg oli ja Pöögemann sokutas lehte ühe Peterburi üleskutse ja sellepärast siis leht suleti ja Päts pidi siis ära põgenema, seepärast et parunid, kes olid taga juba tigedaks saanud, organiseerisid talle kohtuotsuse, et Raplamaa külakingsepp Konstantin Päts tuleb maha lasta. Ta siis läks ära välismaale Pakku ja kui ta 1907 tagasi tuli, ta istus ka veel peaaegu aasta Peterburis vanglast ja kui vanglast välja tuli, siis tal ei olnud küll valimisõigust, sest see oli ära võetud. Aga ta hakkas uuesti, siis oli uus leht, tuli juba Teataja ja hakkas siis selle kõrval ka, tal oli ka vahepeal juba teine hobi tekkinud, kui ennem oli Rooma õigus, siis oli tal juba ka omavalitsus, ta oli juba 2 raamatut tõlkinud ja muud asja ja siis hakkas tasapisi see organiseerimine. Aga pärast 5. aasta sündmusi Venemaal tõmmati, või öelda, keerati kraanid kinni ja hakkas siis kõvasti venestamine peale. Stalõpini reaktsioon, nagu ta tol ajal oli. Aga midagi pidi ikkagi nagu taheti teha Eesti seltskonda organiseerides ja siis võeti eestlased seal ette selliseid asju, nagu hakati Tatjana sõjapõgenike aitamise komitee, kui seda oli hakanud, ja linnade liidu kaudu ja asju ajama. Ja nii jõudis aeg kätte 1917. aastasse. Oli veebruari revolutsioon, sõjavägi oli juba tolleks ajaks üsna Vene sõjavägi laostunud, söödi sirkasid ja peeti koosolekuid kasarmutes ja rindel oli vennastumine kõva, see tähendab, sakslaste käest osteti viina ja joodi viina, nagu see ikka käis. Ja siis vaadates seda olukord, milline on, natukene veebruari revolutsiooniga läks lihtsamaks või libedamaks natukene ja siis hakkas Pätsi initsiatiivid ja seal oli teised mehed ka, hakati ju seltskonda, tehti Tallinna Eesti Liit. Siis tehti Tallinna Eesti Liidu eeskujul tehti Eesti kõige suuremas Eesti linnas Peterburis rohkem eestlasi kui Tallinnas tol ajal, tehti Peterburi Eesti Liit, Paide Eesti Liit, Päts ja Eliaser käisid ka Tartus, tehti Tartu Eesti Liit ja nende liitude tulemusena või need organiseerisid Petrogradis 26. märtsil 17 suure manifestatsiooni, kus oli 40 000 eestlast rivis ja 15 000 sõdurit või sõjaväelast ja see pani siis Vene väed natuke või tolleaegse ajutise valitsuse natukene värisema ja eestlased olid kohe jaos ja esitasid selle omavalitsusseaduse. Mis lubaski siis teha maa omavalitsuse ja maanõukogu lõppkokkuvõttes. Ja samal ajal, kuivõrd rindel oli olukord võrdlemisi vilets, sakslased olid seal kahepoolset mängu tegid ja
ja Vene sõjaväes oli ka niisugune, et kes ei osanud sihvkas süüa, õieti et ühest poolt sisse ja teiselt poolt välja, nagu see käis, ja viina paras ei võtnud ja võõrast keelt ka rääkis, need olid ühed sakslased kõik. Ja nii juhtus, et rindel, või mitte rindel, juba sõjaväes hakati eestlasi maha laskma. Nagu Krimmis 4 eestlast lasti maha sellepärast, et räägivad võõrast keelt ja küll nad ära lähevad. Noh, üle lähevad. Ja kuivõrd ka rindel hakati tegema nii, et eestlasi ja üldse neid Balti rahvaid, nendest tehti marsiroodud ja kui kõik raskemad olukorrad olid, siis kahuri liaks löödi. Ja siis hakati mõtlema, et Eestis on ka vaja sõjavägi ja tegema rahvusväeosad. Ja rahvusväeosade initsiatiiv tuli kuskil aprillikuus ja hakati juba mais saadi esimese polgu tegemise õigus. Ja natuke hiljem järgmööda, nii et sügise sai ka Paidesse üks pataljon ja see oli Paide meestele õnnistus või Järvamaale, sest näiteks Võrumaal, kus seda ei olnud ja ma mäletan isa juttudest, et kuidas seal siis taganevad Vene väed terroriseerisid ja märatsesid piisavalt. Nii et selline. Ja nüüd, kui oli selline olukord, oli ka luba teha maanõukogu, siis hakatigi toimus valimised, maanõukogu valimised. No sel ajal oli ka juba Eestis tekkimas selline plokid juba või rühmitused, poliitilised parteisid veel ei olnud, demokraatlik plokk eesotsas, siis Tõnisson, Päts, Poska, Tööerakond, Vilms, Seljamaa, sõjaväelased, Rothschild, Laidoner, Tõnisson, sotsiaalrevolutsionäärid, Kruus, Suits, Kärner, enamlased, Rabtšinski, Kingisepp, Anvelt, Valner ja baltisakslased. Ja nüüd sellises olukorras toimusid ka esimesed valimised. Need vabad valimised, kust olid ka juba rahvas sai tõsiselt osa võtta. Ja siis Konstantin Päts valitigi Paide meestel õigemini Kuksemaa valla poolt siis Paide Kreisi valijate kogusse. No miks see Pätsi valiti, see räägime võib-olla põhjalikumalt siis, kui Kuksemaa inimestel või valasti inimestel saab teoks nende praegune kavatsus sinna Pätsi see ära tähistada vallamaja peal, aga olgu kuidas on. Nii et ta valiti sealt, siis toimus Paides maal valijate või Järvamaa valijate kogu koosolek, nendest kõigist selles raamatudes on juttu, palju ei räägi. Ja enne kui jõudis see valijate kogu koosolek siin ära toimuda, toimus juba ka ülemaaline sõjaväelaste kongress ja Päts valiti siis seal etteotsa, sõjaväelaste ülemkomitee etteotsa. Ja kui valimised oli ära, Paide saadikuna läks ta siis maanõukokku ja valiti ka maanõukogu esimeheks, valitsuse esimeheks. Maanõukogu esimeheks oli alul Valner ja oktoobrist peale Valner läks kommunistiks ära, siis asjad muutusid. Ja siis, kui omavalitsuse idee või autonoomia idee oli juba Vilmsil 15. aastas üles toodud, siis tekkis nüüd nende rühmituste vahel juba arutelu, et omavalitsus oli käes ja tuleks edasi minna, et kuidas siis edasi minna Venemaa konföderatsioonis või kuidas. Ja seda arutelu käis üsna pikalt ja kui tuli oktoobri revolutsioon ja Lenini deklaratsioon, see rahvaste enesemääramise kohta, siis oli selge, et meil on nüüd 4 valikut. Üks on, kas minna edasi Venemaa koosseisus, teine, kas minna Saksa koosseisus, sest sakslased ju olid siia tulemas juba poolel teel. Siis sotsiaalrevolutsionäärid rääkisid Eesti-Soome liitriigist ja demokraatlik plokk ja sealt juba sellele järjest nii-öelda liituvad rääkisid iseseisvast Eesti Vabariigist.
no see Eesti Vabariigi ideed arutati 1. detsembril juba Postimees tuli 28. oktoobril, 1. detsembril tuli selle idee arutusele juba Maanõukogu vanematekogus ja 8. novembril juba Haapsalu 1. polgu soldatid võtsid juba selle küsimuse üles, et tuleb kuulutada iseseisvus välja. Sellega tegeldi veel edasi, siin kõik rühmitused ei olnud selle poolt päris, siin näiteks Kruus, sotsiaalrevolutsionäärid käis veel 24. jaanuaril 18 Stalini juures veel arutamas, et kuidas nüüd siis teha, kas teha seda riiki või mitte oma iseseisvust. Stalin ütles nii, et praegu ei ole mõtet, sellepärast, et sakslased on nüüd nagu seda rahu nõudmisel vähema nõudmisega jäänud, sest sakslased tahtsid siia teha oma Balti sellist riiki, mis oleks nagu sõltuv Saksamaast, aga et sakslased on praegu sellest nagu loobunud, et seda nüüd ei ole vaja, jätame selle tagavaraks ja praegu jääb nii, et te olete Venemaa koosseisus, nii et jagamatu Venemaa. Ja siis lõid kõik käega, et asi sealt midagi ei tule ja tuleb kuulutada välja tõesti iseseisvus. Ja mindi siis sellega edasi ja 19. veebruaril 1918, vahepeal oli nüüd juba novembris, 20. novembril oli Kingissepa poolt maavalitsus laiali saadetud, oli kõik põrandal, Päts oli vahepeal juba enamlaste käest kinni olnud ja põrandal ja siis otsustati, et päästekomitee anda see õigus selle välja kuulutamises ja 20. veebruaril 1918 kirjutatigi iseseisvusmanifest. Selle iseseisvuse manifesti juures veel nii palju, et kui see iseseisvusmanifest valmiks sai, siis tehti temast Veileri mälestuste järgi 5 eksemplari. Üks läks siis arhiiveksemplar, teine oli Haapsalusse välja, Haapsalus ettelugemuseks, siis oli Paidesse saata ja siis oli veel Paidesse, mäletage enam, Haapsalus välja Tartusse ja Haapsalus midagi, suu kuivab, palavik on, näed, ei saa rääkida. Ei ole. Ja siis läks niiviisi, et see manifesti, mis Haapsalusse viidi, Haapsalus ei saanud välja kuulutada, selle viidi siis Pärnusse. Aga samasugune eksemplari tõi Lintrop Paide. Ja nüüd ongi nii, et Pärnus, ma veel täna hommiku vaatasin seda ettelugemise akti, loeti ette manifest Eestimaa rahvastele. Aga Tallinnas loeti mõni päev hiljem ja seal oli pandud juba manifest kõigile Eestimaa rahvastele. Nii et sellest on ka siin avaldatud esimene kord üldse publitseeritud akt, mida Paides ette loeti. Seepärast, et tänu Tiiule see akt jõudis meie ajani. Nii, ja kui nüüd manifest oli ette loetud, Eesti Vabariik välja kuulutatud, siis Eesti Vabariik, millal siis üldse Eesti Vabariigi idee esmakordselt? Kooliõpikutest me mäletame, et seal oli, et Juhan Liiv on kirjutanud kuskil, et tuleb Eesti Vabariik, aga tegelikult on veel varem, kuskil 1880. aastal, Andres Tito koolipõlves kirjutanud ühe luuletuse Sõalaul, mis temalt ära võeti Ohranka poolt ühe läbiotsimise ajal ja see kõlab nii. Nüüd
orjaunest ärkame ja ühes sõtta tõttame, sest Priius läigib meie eel ja Eesti Vabariigi pääl. Nii et see oli siis nagu esimene kord ja nüüd oli see Priius ja kõik olemas, aga ei ta ei olnud ikkagi, sakslane tuli kohe siia. Ja kui sakslane tuli siia, siis Paide oli Paid või Järvamaa maanõukogu oli viimane, kes Saksa okupatsiooni ajal töötas. Noh, Päts riigijuhina, ta oli maavalitsuse esimees, hoidis pöialt pulsi peal ja vaatas, kuidas asju on, sest Eestil oli välisdelegatsioon ka ja siin tehti nüüd ka tegelikult ajalugu, sest Pätsi ettekirjutus või eelnõu järgi võttis Paide volikogu, maanõukogu andestus tolle nimi oli, võttis vastu otsuse sellise, et ta on sunnitud, no tekst on jälle siin olemas, sunnitud kõrvale jääma, ta ei lähe vabatahtlikult, ta on ainus õige võim ja nii edasi. Teine kord jällegi Päts võttis, aga see läks jälle välja rahvusvaheliseks ja teine kord läks jällegi sama aprillikuus, kui sakslased hakkasid siin teha nüüd kohast mängu, et eestlased tahavad ise Saksamaa koosseisu minna hertsogi riigina ja tehti siis need Riia Landversammlung. Üks koosolek, kuhu kutsuti Eesti siis kõigi kuurijate esindajad, linnade, neid vaimulikke, pärisrahva ja mõisnike esindajad ja sellele Päts kirjutas jällegi ühe protesti, mis kanti ette seal ja kukutati praktiliselt siis see nõupidamine läbi, et ta ei võtnud sellist otsust vastu, nagu sakslased tahtsid. Ja sellest võttis jälle osa meie maalt üks mees ja see oli Imavere vallavanem Wassmann. No sakslastele sai hing täis ja nii nagu vanasti Korestovets oli ütelnud kunagi, et jälle see teie president keerutab, noh Pätsi kohta, kui midagi Tallinnas oli Vene vastast. Nii oli nüüd ka sakslastel, et tuleb ära koristada ja viidida ära vangilaagrisse. Aga asi oli käima pandud, maavalitsus oli juba, sõjavägi oli olemas, olgugi, et sõjavägi laiali saadetud, ohvitserid olid põrandal ja kui sügisel sai toime pandud juba Saksamaa revolutsioon ja Eesti sai nagu uuesti alata oma elu. Päts oli küll vangilaagris, aga elu hakkas liikuma. Noh, järgmine, kus Pätsil jällegi Paidega oli ühisprojekt, oli selline 18. aasta detsembris, kui venelane tuli ühelt poolt Tallinn-Narva raudteeliini mööda, seal oli midagi vastu panna, teine tuli Pihkva-Riia ja sealt Tartu peale midagi oli, aga kolmas, kes Vastnarvast tuli üle, siit üle Rakke Kesk-Eestit lõigata läbi Türi juurest Tagala tee, siis ei olnud midagi vastu panna ja kui Paide mehed, keda oli Päts kunagi õpetanud, kuidas asju ajada, hakkasid ajama siin kaitsepataljoni, siis kui sõjaväelased vaatasid Paide meeste peale, kui kohtlaste maameeste peale, kes linna tulevad nalja tegema, siis Päts vaatas meestele otsa, ütles, need on tublid mehed ja kambas tehtigi ära kaitsepataljon ja see sai 7. polk hiljem või 7. rügement, kes oli vabadussõjas kõige pikema jalgsi matka tegi, rindematka ära. Nii et sellised. Hiljem Päts on palju käinud Järvamaal, kõiki kordi me ei tea, sest tol ajal ei olnud ju ei pressiteenistust ega protokolliteenistust ja muud, kes registreeris neid käike, aga 11 ja 3 on meil teada, siin raamatus on ka kirjas ja ütlen veel, et terve rida asju on sellised, mis vajavad täpsustamist, et Päts käis Tapal
mul on andmed, Tapa muuseum ütles, et ei käi, uurime veel. On teada, et Päts jällegi, kuulsin ise inimese käest, kes seda rääkis kunagi, et Päts on Villeveres käinud, vaja kontrollida, Päts on käinud veel Türil, ka sellised vihjed on, Päts on käinud Järva-Jaanis, sellised vihjed on, palju neist tõeks on või ei ole, ei oska öelda, seda näitab aeg. Aga üht ma võin siin lõpuks öelda, et see on tõsi, et siin saalis on praegu vähemalt üks inimene, kes on Konstantin Pätsiga kohtunud ja ajanud temaga juttu, nii palju kui nende pikkuse vahe tol ajal lubas. Kes see on? Viivi, ole hea, palun. Lugupeetud konverentsist osavõtjad, tol ajal, kui mina Pätsiga kohtusin, olin ma nii väike, et ma olin isa õlal. Ja isa, mul on meeles, et seal oli nii palju rahvast, et mitte midagi muud ümbruses ei olnudki. Kus kohal see oli, kus see oli? See oli Müsleri vabadussõja ausamba avamisel, kui meie riigi president Päts käis teda avamas. See oli aastal 1934 ja et isa oli selle ausamba avamises ka komisjonis tegev liige, siis võttis ta minu kaasa, sest ema oli Maanaisseltsis ja Maanaisselts valmistas ette piduliku lõunasöögi riigipeale ja tema kaaskonnale ja asutajatele, tähendab, kes selle kivi paigale või ühesõnaga, kes selle kivi asutamisest osa võtsid. See pidulik lõunasöök toimus Müsleri koolimajas ja selle, kes on käinud, teavad Müsleri ausammast, sealt ausambast tuldi pidulikus rongkäigus koolimaja ette. Kuna ema oli tegev selle lauaga, siis polnud mind kuhugi panna ja mina olin siis isa näpu otsas, aga eks ma siis jõudsin sealt lahti siblida ja kui me jõudsime koolimaja ette, sest kaunis lähedal, isa oli 3. seas, seal Pätsi järgi marssisid ja mina muidugi jõudsin lahti näppu tõmmata ja kui me olime koolimaja ees, siis olin mina juba riigivanema kõrval ja jutlesin temaga. Ja kui siis keesi proua, kooli juhataja proua oma aknast äkki õikas minu emale, et vaata, kus on Viivi, ajab Pätsiga juttu. Aga mis ma seal rääkisin, ma seda ei tea, sest ma ei olnud veel 3 täis. Ma sain alles 3-seks. Kui oli taasavamine, siis oli ka seal väga palju rahvast. Sellest taasavamisest võtsin ka osa isiklikult, ka sellest korrastustööst. See kivi, mis seal üleval on, seal ausambal, see kivi on kohale toodud hobustega ja lähedalt, mul kohe hästi lähedalt sugulase põllupeenralt. 3 talu põllud jooksid kokku ja seal 3 talu põllu nurgal oli kivihunnik ja et üks asutajaliige teadis, et see on väga ilus kivi, et seda ei tule üldse taguda, siis ka sealt ta kohale toodi. Kahjuks kõik need pildid läksid tuleroaks, sest meid otsiti, kodu otsiti läbi, kahtustati, meie kodu on mul metsa ääres, et meil on metsavennad, kohe teati, et on kindlasti meil ja sel ajal, kui läbi otsiti, vanaema raudahjus põletas ära pildi. Aga mul oli isegi pilt, kus ma käsi püsti, mingi väike punane kott näpus, seal Pärtsi kõrval marssisin. Mis ma aga tahaksin öelda? Tahaksin öelda niisugused sõnad.
tol ajal olid meil kõigil kodud. Mis see tähendab? See tähendab seda, et vanemad tundsid kohustust. Nad kasvatavad lapsi. Kui palju aga on täna selliseid kodusid, kus vanemad teavad, kus viibivad nende lapsed õhtul enne 10 ja peale 10. Kui vähe pööratakse tähelepanu Isamaa armastusele. Aga kodu on ju Isamaa. Kui kodus armastatakse lapsi nii, et nähakse, et neist saavad tõelised inimesed, siis armastatakse ka Isamaad. See ausammas, nii kaua, kui see kivi püsis Müüsleris, ma räägin ikka seda Müüslerit, seal ühtegi oksa teel ei olnud, sest kohaliku kooli kodutütred ja kodukotkad hoolitsesid selle eest, et see rada ausambal oleks puhas. Need piirteik, mina ei olnud selle istutaja, aga Müüsleris elab veel üks Vilve Mutt, kes oli käinud seal isegi istutamas, sest sinna istutati kuuseekk mõlemile poole 3-kordne, et kaitsta seda küngrast tuulte eest. Miks ei võiks tänapäeva kodutütred ja noorkotkad hoolitseda nende langenute vabadussõjalaste haudade eest, kes ei ole maetud ausamba juurde? Näiteks hooldatud on väga need hauad, mis on kas või Järva-Peetri kirikus ausamba juures. Kuid ometigi on Vabadusristi kavalere 2, kellel ei ole enam hooldajat, kuna poeg on surnud ja rohkem lähedasi nagu polegi. Vähemalt ühel on poeg surnud, kindlasti. Miks ei võiks olla see meie noorte südamelähedane, et varisesid vaprad vallad, kolletasid kihelkonnad, muistse põlve mulla alla, et tõesti see muistne põlv, kes meile vabaduse võitles, või nagu ütleb ka see ausambal kiri, siit maalt ja mitte üks samm edasi punastele. Nii võiks ka meie noored mõelda nüüd nendele sõnadele, et nemad andsid ju oma noore elu kunagi. Teadmata mille eest. Teadsid seda, et meil on kodumaa ja meil on püha maa. Sest tõesti sel ajal, 1918, oli maa nii püha ja mõisamoonakas mõtles ainult, et saaks selle püha maa mulda sõrmitseda ja sealt seda meie igapäevast leiba välja kasvatada.